tere jälle, tere Lagle. Tere! Meie oleme jälle terapeudi juttude lainel ja täna oleme endiselt kahekesi, Lagle Arm ja mina, Virve-Liis Rosenberg, ja meie seast puudub jätkuvalt Eveliine-Maria Greif, sest et Eveliine on haigus maha murdnud päris tõsiselt, et loodame, et ta järgmine kord saab meiega jälle liituda. Ma olen 100% kindel, et ta on järgmises saates olemas. Jaa, ta on tervenemise teel. Aga ta toetab meid selja tagant, ta hoiab meile pöialt ja muudkui küsib, kuidas meil läheb. Jaa, just, et ta on vaimus meiega. Vot, ei, meie tänane plaan on jätkata kogemuse olulisuse teemat. Kogemus, kogemine regressiooniteraapias. Miks me ütleme, et regressiooniteraapia on kogemuspõhine teraapia ja mismoodi see kogemine siin on teistmoodi, võib-olla kui mõnes teises teraapia modaalsuses, teraapia suunas. Ja eelmine kord me seda teemat alustasime ja jõudsime selleni, et kogemused võivad olla sügavad ja püsivad. Ja ma annaksin siit kohe sõnajärje sulle. Me seadsime võib-olla tänaseks teemaks, et me räägime ütle oma sõnadega ilusasti, sa oskad seda nii ilusasti formuleerida. Ma annan jutujärje üle, mis on meie tänane saate peateema? Äh, tahaks, kes vaatas nüüd meie eelmist saadet, me jõudsime väga heasse punkti, mille poolest see kogemus on kuidagi eriline ja, ja me tõstatasime selle küsimuse ka, et kuidas inimene siis seda kogeb ja need läbi erinevate tajude ja meelte ja võib-olla täna räägikski natukene seda, et mille pool ja kuidas üldse võimalik saab olla. Et see on minu meelest nagu just alati, et pigem küsitakse, et kuidas see võimalik saab olla. Et Aga kuidas sa seda seletad siis? Kuidas saab olla võimalik, et sa koged nii vahetult, et sa nagu oledki päriselt seal? Kui mm, tohib, ma viin praegu küsimuse sinna. mhm. Üks asi on see, et ega ma selle peale ise ei oskaks, ei oleks tulnud, kui mind ei oleks keegi juhendanud. Ja regressiooniteraapia väga tähtis punkt on see, et me vaatame inimest ja käsitleme tervikuna. On hästi palju kasutusel see holistiline maailmapilt, kus inimese keha, meel, tema mõtted, tema emotsioonid, hing ja vaim, seda kõike käsitletakse tervikuna. Ja nüüd, kui eelmine saade lõppes selle kohaga, et miks see mul oli nii eriline olla selle väikese tüdruku sees ja kogeda, ma kogesin selle väikese tüdruku mõtteid. Need ei ole need, mis on minu täiskasvanud naise mõtted. See on väike 2-aastane tüdruk, kes vaatab oma silmadega ja oma kogemuse baasilt seda maailma ja seda kogeda. Ma olen lugenud hästi palju kirjandust selles suhtes, et on tehtud palju uuringuid ka, et inimestel ei ole niimoodi mõttetasandil kerge uskuda, et nad on kunagi
mõelnud, arvanud või kogenud nii. Et see kuidagi on nii automaatikaga läheb, et sa arvad, et ma küll arenen kogu aeg, aga ma olen kogu aeg niimoodi mõelnud. Raske on uskuda, et ma olen teistmoodi kogenud, mõelnud. Ja see regressiooniteraapia võimalus minna selle kogemuse sisse, see lööb järsku su silmamunad lahti, et kas tõesti. Ja see teebki selle, see on hoopis teine kogemus. Sa ei saa ja, seda mõistusega teha. ja ma tahaks siia kohe lisada, et selgitada, miks see on nii eriline kogemus, sest see toimub muutunud teadvuse seisundis. Me oleme transiseisundis, me ei ole päris need, kes me oleme praegu siin, Lagle, kui me omavahel räägime hästi loogilist ja tarka juttu. Me paneme selle tasandi kõrvale ja terapeut just ongi selleks vajalik, et ta aitab meil selle analüüsimise ja pideva ajutöö nagu ära vaigistada ja viib meid sinna kehasse, alateadvusesse ja sellesse, mis on seal kehas, kehamälus talletunud. ja kehamälus, alateadvuses on see eripära, et seal on kõik ju praegu. Et kui me lähme tagasi, olles muutunud teadvuse seisundis, siis me kogeme seda nii, nagu see oleks praegu. Nojah, Täpselt nagu sa rääkisid, see 2-aastane sina on praegu. ja sellepärast, et vaata, üks, mida mina armastan ka kasutada, on tegelikult see, et üks on see holistiline vaatamine inimesele. Teine Mhm, on see, et aja mõiste, mis see selline nagu on. Ja kõik need sündmused, mis minuga on olnud, kas see oli siis minevik, olevik või tulevik, nad tegelikult, see on hetk, mis on praegu ja see väike tüdruk minu sees elab ka praegu, see on minu kogemus, see on minu pagas, mille mina olen kaasa võtnud. Ja mhm, need emotsioonid ja need tähendused asjadele, need kõik on minu sees, sest see on minu kogemus. See on jälle see kogemus, millest me mhm, räägime ja regressiooniteraapia kaudu on meil võimalik neid kogemusi näha. Miks nad on mhm, meile selle tähenduse loonud, et me praegugi veel seda kasutame. mhm. Ja mille poolest see kogemus erineb? Kui sa lubad, ma sekkun ja annan oma seletuse. Et see, mida me oma kujutluses ja mälestustes kanname, on juba korduvalt töödeldud. See on Analüüsitud ja analüüsitud, hinnang. hinnangute, see ei ole vahetu kogemus, vaid see on meie töödeldud mälestus asjast ja me hindame oma mälestusi elu jooksul pidevalt ümber. Mhm. Igas uues eluetapis me vaatame uue kogemuse baasilt tagasi ja loome uuesti oma minevikku. Aga kui me lähme regressiooniseansil tagasi, siis me lähme sellesse hetke ja kogeme seda ilma selle elukogemuse muudetud Selle filtri vabalt. mälestusest filtrivabalt. Me oleme selles Jah, hetkes siin ja praegu. Ma olen 2-aastane ja ma kogen, kuidas mul oli olla 2-aastane. Et see on praegu, sest jah, alateadvuses on kõik praegu. jah. Ja Ja see tead ongi näiteks selle müstika ja maagia, ja selle mis müstika muudab ja meie õppimist. ja selle müstika ja maagia juurde ma tahaks lisada veel ühe selle asja, mis kuulub ka selle holistilise maailmavaate juurde, et inimene on nii ainulaadne. Ja see on ka, mis on see kogemuse ainulaadsus, et ei ole kahte ühesugust kogemust. Et kui panna kaks inimest kõrvuti, nende kogemused on erinevad. Ja mina kui matemaatikuna, sa eelmises saates ütlesid, et ma olen matemaatik, ma armastan tõesti ja matemaatika seletab nii palju asju lahti, et võta näiteks naturaalarvud. Meie sinuga, mitu inimest siin saates on? Kaks on ju? Üks Ja, ja kaks.
ja kui sa vaatad kahte naturaalarvu, siis kahe naturaalarvu vahele mahub lõputu arv numbreid ja arve. See on lõputu, mis tähendab seda, et me oleme sinuga nii erinevad. meie Mhm. vahel on lõputu Murdosasid. erinevus ja, Mhm. ja see näitab ilmekalt seda, kui ainulaadne on inimene ja tema kogemus. ja, ja et nüüd minna tagasi käegakatsutavaks ja materiaalseks või siis ütleme reaalseks maailmaks, luba mul tuua üks näide omaenda teraapia kogemusest, aga seekord siiski nagu terapeudina ja kliendi tööst ja ma ei räägi välja ühtegi olulist nüanssi, detaili, ma räägin üldiselt. Ja teema puudutas inimese enesekindlust ja kuidagi ta tajus, et tal on nagu vähe seda praeguses elus. ja ma mäletan, et ma jõudsin teha ainult ühe seansi temaga, just selle sisemise lapse seansi ja ta koges, kui vapper ja tubli oli tema sisemine laps. kui hästi ta sai hakkama oma eluga selles maailmas, kus ta siis elas ja tema maailmapilt iseendast muutus paljalt selle ühe seansiga nii palju, et ta ütles, et sellest piisab. minu pilt iseendast on nüüd täiesti teine ja selle pinnalt ma saan minna edasi ja minu enesekindlusega ei ole enam miskit valesti. ja ta ütles, et aitab, mulle rohkem polegi vaja. ja vot see on see, mida ei usuta, et regressiooniteraapia suudab ühe seansiga inimesele nii palju anda. ja vot kogemus, minna sellesse hetke, näha lapse Seda. silmadega, kogeda, kuidas oli tegelikult laps olla ilma selle oma interpretatsioonide ja täiskasvanu mm, programmide ja ülekirjutusteta, eks. jah, Aga vaata, vot see oli hästi hea, sa tõid praegu nüüd selle, kus inimene ei mäletanud, oli unustanud mingil põhjusel. igal jah, asjal on seal mingi põhjus, miks ta on selle kas blokeerinud või eiranud, nii nagu sina tõid eelmisest näites nüüd selle oma osa. ja, jah, aga see mälu on ka ma tooks ühe nüansi veel juurde, mida veel see teraapia võib läbi sellise ootamatu kogemuse tuua, et ma toon oma selle foobia näite. mul jah, tekkis täiskasvanud eas veefoobia, täiesti müstika, ma mõtlesin, no mis pagana foobiad mul saavad olla, see ei ole normaalne, aga see tekkis. Ja ma ei hakka seda lugu jutustama, see on väga koomiline, aga ja väga hirmutav. Aga ma ei teadnud, mis selle algpõhjus on ja ega ma ei osanud ka sellel hetkel uurida, ma ei tegelenud selle teraapiaga. Ja siis, kui me õpingute ajal, me tegime ju praktikaid hästi palju, see oli mulle väga ootamatu ja ma sattusin olukorda, kus ma lapsena olingi uppumisolukorras. Aga ma olin, unustanud. aga ma teadsin seda lugu, aga ma ahah, teadsin seda kui väga vaprat lugu, kuidas ma sealt veest välja sain. Ja ma rääkisin kogu aeg seda, kui ägedalt ma välja sain, aga milline hirm ja mis kõik asjad seal all olid. Ja kui ma kogemata rännakus, see ei olnud eesmärk, no me tegime neid erinevaid meetodeid ju läbi ja ma sattusin sellesse olukorda ja nüüd jälle seesama, sa räägid lugu, räägid see, mis täiskasvanud inimene, ma olen ju elus, ma olen siin, on ju. Ja nüüd kogeda selle lapse hirmu, kes selle parve pealt vette kukkus, ujuda ei osanud keset mõisatiiki. See ei ole see lugu üldse, mida mina olin rääkinud. Ma nagu endale panin mingit mantrat kogu aeg, aga tegelikult, mis mu sees oli. Ja kui ma selle rännaku ära tegin, see oli see oli no pea peale pööratud ja see muutis nii palju, et see on
jälle see, et see tüdruk, kes sinna tiiki parve pealt kukkus, ma ei tahtnud seda endale tunnistada. kõik need hirmud, ma mitte kunagi ei rääkinud, ma olen mingit sellist hirmu. Sa eirad seda, sa blokeerid selle enda jaoks ära. Et see näide, mida mina tõin praegu, oli, et ma mäletasin, et selline sündmus oli olnud, aga kui palju on teraapias tulnud olukordi, kui sul on kindlasti ka, kõik terapeudid võivad seda väita, kus klient ütleb, ma ei mäleta lapsepõlvest suurt midagi. Ja tegelikult, kuidas rännaku ajal hakkab tema oma elu, hakkab ilmsiks tulema, ta hakkab ennast mäletama, oma tundeid mäletama, ta hakkab ennast avastama, et minu meelest see on ka, ja see on jälle see kogemus. See on see kogemus, mida see rännak annab, mida ei saa pildialbumit vaadates, teiste käest kuuldes. Sa saad ainult juba, nii nagu sa ütlesid, hinnanguid, analüüse, sa ei saa seda kogemust. ja, sest täiskasvanuna on meil mälus töödeldud mälestus ja me oleme midagi enda eest ära peitnud, teinud selle sotsiaalselt aktsepteeritavaks, loonud Endale endale loo. söödavaks. jah, ja võib-olla selliseks, mida sa arvasid, et su vanemad tahaksid kuulda või mida saab teistele rääkida. ja sa oledki selle võtnud omaks, aga regressiooniseansil tuleb ehedalt esile, mis tegelikult, mida sa läbi elasid. Jah, see ehedus, see, mida sa esimeses saates küsisid mu käest, Lagle, mis asi see on? Ja ma ütlesin, et mul tuli see sõna ehedus. ja, Aga ongi, et kui sa seda koged, siis sa tead, mida see ehedus tähendab. ja, ja, ja see ehedus, see ehe kogemine, nagu sa ütled, see muutis sinu, mida see muutis sinus? Kas sa said vabaks oma hirmust? Sa mõtled sellest veefoobiast või? jah, mis juhtus? Nüüd ma saan ujumas käia, nüüd ma saan paadiga sõita aga, aga mul oli selline tunne, et kui ma olin väikses paadis ja me olime abikaasa ja siis oli veel keegi, üks inimene, kolmekesi olime ja ma, ma oma arust ei teinud mitte midagi erilist seal, aga ma mäletan, mees ütles mulle niimoodi, et Lagle, lõpeta ära, kui sa praegu seda ennast ei taltsuta, see paat läheb ümber ja me upume ära. et ma olevat nii värisenud seal, et ma ise ei pannud seda üldse tähele. absoluutselt ei pannud tähele ja ma isegi ei saanud suure praami peal olla, mul tekkis nii õõnesti, nii õudne tunne, et ja ma isegi praami peal olles mõõtsin ja ma pidin teadma, kui sügav on meri, mille peal praam sõidab. Mul on nagu eriti hea meel sinu pärast, et sa oled sellest hirmust vabanenud, mis on sisuliselt foobia mõõdus, hirm. jah, Ja ma pean tunnistama, et minul on ka üks hirm, mis on foobia mõõdus, aga millega ma jah. ei ole tegelenud, sest et ma kardan tegeleda. Aga nüüd sa saad julgust, et sellega on võimalik tegeleda. Ja ma usun sellesse, aga ma lihtsalt arvan, et see ei ole selle elu kogemus. Ja ma kardan, et see on üks väga hirmus kogemus, mida ma üldse ei taha kogeda. Ma parem kardan natuke selles elus veel. Aga kohati see hirm, ma kardan kõrgust. Ma lapsena ei kartnud kõrgust, ma ei kartnud kõrgust kuni umbes võib-olla 35. eluaastani. ahah, Ja selle põhjal võib järeldada, et see sündmus, mis on seotud minu kõrguse hirmuga, võis juhtuda mingis elus, kus ma olin umbes nii vana. nagu praegu või? jah, ja sest see on seaduspära, et me võime
nii-öelda eelmise elu kogemus seostub millegiga selles elus, umbes selles vanuses ja võib nii-öelda ellu ärgata praeguses elus. ja mina seda reaalselt tunnen, ma absoluutselt ei kartnud kõrgust lapsena. Mhm. Koos isaga me ronisime nendesse triangulatsioonitornidesse, mis sel ajal olid parajasti kõrged, muid vaatlustorne polnud. Isale meeldis ronida ja kõrgelt vaadata ja minule ka. Aga aga umbes tead, sellel ajal, kui mul aga olid nii. endal väiksed lapsed, hakkas see mul tekkima. Aga tead, vaata, sa tõid ühe väga hea teema praegu sisse, eelmiste elude kogemus. aga mul on Jah, tunne, ärme seda praegu sellesse saatesse pressi, sest ka see minu see veefoobia on seotud eelmise eluga. me lahkame seda järgmistes saadetes, aga mis sa arvad, proovime võtta kokku, et hästi hea on vaata kui sa omal nagu sõrmede pealegi saad kuidagi need punktid välja tuua, kuhuni me jõudsime, mis see kogemus siis on eriline? mhm. Et mida me, mismoodi see teraapia kogemus on eriline jah, ja et prooviks kuidagi need mm, tähtsamad punktid hästi lühidalt kuidagi kokku jah, võtta. et esiteks on see selline vahetu ja ehe kogemus, seda me ütlesime, et me jah, kogeme seda praegu ja me kogeme seda nii elusalt, et me tajume oma emotsioone, oma mõtteid, kehatundeid, sellel nagu, kui me tajume näiteks 2-aastast, et me tajume 2-aastase mõtteid, tundeid ja kuidas on olla 2-aastase kehas, kui palju energiat, kui palju rõõmu võib olla 2-aastases, kui elavad on 2-aastased ja kuidas me näeme maailma teistmoodi. aga kui sa nüüd proovid, kas sa tõlgendasid seda ehedust praegu lahti või sa tõid teise punkti välja? Jah, ma tõin välja 2 punkti, et see on nii, ehedus, ehe, see on praegu ja see on kõigi meeltega kogetav. voh, nii, nüüd tuli kolmas ka juurde või? 3. tuli ka. oota, ta on ehe, Kas sa ta midagi toimub, lisad? oota, ma tahan lihtsalt, et oleks hästi korrektne. Ta on ehe, ta toimub praegu, sest me mäletame, ta elab meie sees, muidu ta ei tuleks esile. ja Mhm. kolmas oli, me kogeme kõigi meeltega ja need meeled on nii mõttetasandil kui tunded, juba tunnetele hinnangud, emotsioonid me tunneme hinge tasandil ja ka vaimu tasandil, et kõikidel tasanditel seda kogeda. Just, nii, et see on üks väga lai ja kõikehaarav kogemus, tähendab see, et me tunneme kõigil tasanditel. Me tunneme nii, nagu me oleksimegi parajasti seal. Ja seda tähendab see praegu ka, et see kogemus on sügav ja lai ja praegu me oleme ihu ja hingega, naha ja karvadega 2-aastased. ja mis kõige tähtsam on, ma nüüd tasuks selle juurde tuua, on see, et selle kogemuse sees olles sa mõistad, miks ja milline tähtsus on sellel kogemusel Mhm. olnud, miks ja millise järelduse sa oled teinud. ja see Mhm. on muutumise alus. Ja sealt kes sa saad, mõistab? sealt sa saad kätte, miks sa oled otsustanud ja miks sa reageerid mingitele asjadele. ja Jah, seal on see koht, kus sa saad oma muutusi hakata tänasesse päeva tooma. see on see, just, miks sina avastasid oma seksuaalsuse. see on see, mina just. sain oma vee hirmust üle. Ja, ja kes see on, kes seda taipab ja saab need elamused, kogemused, sealt läheb otseühendus sinu praeguse täiskasvanud minani, sest see täiskasvanud mina ei ole ka täiesti koomas ja välja lülitatud, vaid ta on ka seal. Ta vaatab justkui kõrvalt ja ta on koos selle lapsega ja ta saab sellesama info ja elamuse vahetult. Ta saab uue pildi tänu sellele, et ta tajub ennast lapsena.
ja vaata, aga nüüd oli väga hea, sa tõid selle, et see täiskasvanud inimene on seal või noh, mis Mhm. täiskasvanu või noor või kes iganes see Jah, klient on, see kes minu teraapiasse praegune tuleb. mina, ja, minu praegune mina. et see kohtumine seal rännaku ajal ja kogeda selles kogemuses ja olla selles kogemuses. tegelikult see kohtumine toobki välja selle errori koha. ma vist korra mainisin ka seda, et Mhm. see võimaldab selle errori koha väljatoomist. ja, Just. ja noh, hiljem ma arvan, me võtame täitsa eraldi teemana, on see sisemine laps, kuigi ta juba nüüd tuli natukene, aga see on nii suur ja nii huvitav ja no nii südantsoojendav teema, et see tahaks eraldi saada, ei tea kui palju. aga et ma arvan, et seal on ka see, et sa võtad vastutuse, sest üks väga tähtis punkt on see, et sa võtad ja hakkad ise võtma vastutust oma selle sisemise lapse ehk oma elu eest. et see on selle kogemuse kõige Mhm. väärtuslikum väärtus, kuhuni Mhm. me teraapias jõuda. Ja sa näed, kuidas sa oled kasvanud ja jah, kuidas see, kes sa väiksena olid, on välja viinud, kuidas see on mõjutanud sinu kasvamist praeguseks, tänaseks. jah, ja et vastutuse Ma võtmine nagu oma, jah, vastan nagu läbi põimunud lapse ja täiskasvanu kogemused jõuavad kuidagi nagu uuele tasandile, uus mõistmine tekib. jah, Või aga ahaa, kui jah, aga ja kuule, aga kas sulle sobib, kui me siit seda ei laiendaks praegu edasi, aga kui keegi kuulab meie saadet ja kui kellelgi on kogemust jagada või küsida, siis me väga olge ootame seda. lahked. Ma tahan ühe teema veel siia sisse tuua. sul Ma on tahan, paar minutit ainult aega. okei, ma võtangi sellega kokku. Miks me oleme siin nõnda elevil oma teraapia kogemustest iseenda ja oma klientide kogemustest rääkides? Regressiooniteraapia on sageli ka väga ähm, avardav ja kuidas sa ütleksid, mis teeb regressiooniteraapia terapeudiga, kui me kogeme ja näeme ja tajume ja oleme kaasas kliendi avanemisega, taipamistega, uuele tasandile kasvamisega, sügavate transformatsiooniga, mis see teeb meiega? Mis juhtub terapeudiga, see on kogemus ka meile ja sellega kaasas olles tekib meis mingi, ka meis ahaa-elamus ja et see on nagu elamus ka terapeudile. On tohutult tore kogeda midagi nii ägedat nagu inimese suur sisemine kasvamine, transformatsioon, ärkamine. Mul on tunne, et ma käin jälle, see kass käib ümber palava pudru. Võib-olla sa oskad seda ühe-kahe sõnaga ma ei taha kokku seda võtta. ühe-kahe sõnaga kokku võtta, aga aga mida see annab, kui olla kellegi kogemuse kõrval? Mis et see teeb sinuga? üks asi on see, et see puudutab sellepärast, et sa siiralt elad kaasa ja oled olemas ja inimene on sind usaldanud ja see väga ja väga siiralt puudutab. et Ja, ma jah, see puudutus ja olla olemas. jah. Ja mina tajun seda, et ma peaaegu mitte kunagi ei ole väsinud, isegi 3-tunnise seansi järel ma ei ole kaotanud energiat. Vahel ma tajun, et ka minule tuleb uut energiat. Ja selle tõttu on see töö väga, mm, see töö on energeetiliselt nagu nii-öelda tõstev, energiat andev.
mõlemale poolele ja ma arvan, et ma pean kohe ütlema, et see ei ole see, et mina võtan kuidagi kliendilt energiat, vaid vastupidi, me ühiselt loome seda kuskil väljas. See ei tule kliendist, see ei tule minust, vaid me loome seda koos. see on see ruumi energia. Jah, ja võib-olla ka ühendvälja energia ehk siis kollektiivse alateadvuse energia, kui see termin on rohkem levinud, mis Jung kunagi sisse tõi. See on see energia, kust maalikunstnikud, luuletajad ja muusikud toovad väga palju energiat siia maa peale, see loov energia. jah, et see on ka kogemuse rikastav. tantsurkunstnikud, jah, jah, jah. eks ju oled sa rahul selle vastusega? ja väga. Sest ma praegu mõtlen, kas on midagi veel sinna juurde, kindlasti on juurde lisada, aga ma olin nii selle kogemuse sees et, Me et jõudsime vaikuse ja tühjuseni, mis jah, oli see on kõige parem selle koha peal on täna, ma arvan, hea koht, kus punkt panna täna, et järgmine kord jätkata uute juttudega, terapeudi juttudega. nii et olge kuuldel, olge kaasas. ja püüame jagage panna oma kogemusi. iga nädal panna uue loo ülesse ja me tõesti, et ärge häbenege kirjutamast, kui teil meie saated äratavad tundeid ja mõtteid. aitäh, aitäh ja aitäh kohtumiseni. ja kohtumiseni, tšau. nii.